ja loodame, et on selline kasulik aeg. Ja võib-olla sissejuhatuseks ka nii palju veel öeldes, et kindlasti selline koolitus ei suuda kõiki detaile katta, et selle piiratud umbes 1 tunniga me paraku saame ainult rääkida mingisugusest osast, mida me siis oleme välja valinud. Ja nii palju ütlen ka alati, et slaidid on sellised lihtsustus, on see siis seaduse tekstist või raamatupidamisreeglitest, et kui te siis nagu päriselus hakkate midagi rakendama, et siis kindlasti selline soovitus ja palve ka, et vaadake ikkagi ka seaduse teksti, et mõnikord slaidi lihtsalt disaini mõttes saab midagi seal lühemalt öeldud või arusaadavamaks sõnastatud, aga see ei võrdu seaduse tekstiga, mis on siis aluseks. Aga me siis teeme täna niimoodi, et alustan siis mina, Ranno Tingas, kes ma olen siis EY Eesti partner ja maksuosakonda vean ja olen EY's olnud nüüd 15 aastat, nii et päris mitu. Ja siis edasi räägib kolleeg Riina Alt, kes siis veab meil finantsarvestuse valdkonda ja räägib just sellisest raamatupidamisest kajastamisest, mis on kindlasti hästi oluline ja ka vahel ebapiisavalt tähelepanu saanud. Ja lõpetab siis Imre Teder, kes juhib meil strateegia ja tehingute valdkonda ehk sellist M&A-d ja tema räägib siis optsioonide hindamisest. Nii et loodan, et tuleb selline kasulik ülevaade ja selle tunni lõpetamisel olete kõik midagi kasulikku saanud. Ja ütlen ka, et mõned slaidid on siin eesti keeles, mõned ka inglise keeles, nii et ärge laske häirida, et lihtsalt mõne koha pealt on mugavam kasutada seda ingliskeelset sõnavara, mis on selles valdkonnas väga levinud ja kindlasti saadame teile ka pärast need slaidid, nii et ka see info saab teil olema. Ja lähemegi siis äkki sissejuhatavate teemade juurde edasi, et me tegime siis ka registreerunute vahel ka väikese sellise taustakontrolli, et milline siis kokkupuude on optsiooniprogrammidega, nagu näha, siis ligi pooltel on see ettevõttes olemas ja 5% on siis need, kes hetkel seda planeerivad. Nii et tõesti tuleb öelda, et väga selline seinast seina seltskond on meil siin täna kuulamas, et on neid ilmselt, kes on juba päris põhjalikult nende teemadega kokku puutunud ja on ka neid, kes võib-olla alles teevad sellist esmavaadet sellesse valdkonda. Nii, ja edasi, kui küsime ka praegu küsimuse, et kui te vaatate siis menti.com veebilehte ja kasutate seda koodi, mis siin on 4674, 4682, nii et peaaegu riimub. Et küsime ka, et mis teie arvates on, et kelle vastutusalasse kuulub teie ettevõttes või kui teil ei ole optsiooniprogrammi, siis kelle vastutusalasse võiks kuuluda selle haldamine ja ka sellega kes on see vastutav inimene selles ettevõttes. Nii et üritage siis seal menti.com kaudu vastata ja loodetavasti lõpupoole me saame ka teha kokkuvõtte, et kuidas siis need vastused olid ja see kood siis 4674, 4682. Nii et annan hetke vastamiseks. Loodan, et saite ära vastatud ja panime ka 3 sellist stereotüüpi ka välja, mida siis võib-olla sageli mõeldakse, millega me oleme kokku puutunud, et võib-olla üks on siis selline, et mõeldakse, et need optsioonid, millest vähemalt siin Eesti meedia kirjutab Äripäev ja muud väljaanded, et kogu aeg ainult iduettevõtted, ainult IT-firmad, et need oleks justkui ainult neile, siis tegelikult tuleb tunnistada, et võib-olla isegi pigem ajalooliselt on rohkem neid optsioone kasutatud erinevates börsiettevõtetes, aga need on võib-olla vähem saanud meediakajastust. Ja me täna siis räägime nendest mõlemal juhul, nii et ega siin võivad olla nii kaubeldavad osalused, mida siis saab optsioonide alusel või siis ka mitte kaubeldavad. No siis võib mõelda vahel, et nende rakendamine on kulukas. Kindlasti, kui omanik peab oma osalust ära andma, siis see on tegelikult päris suur kulu. Aga teisest küljest jällegi positiivne pool on see, et kui siis töötajad, juhid toimetavad ikkagi samade eesmärkide nimel, suurendavad ettevõtte väärtust, suurendavad ettevõtte käivet ja kõiki muid eesmärke ja ettevõtte laieneb nii, et mühiseb, siis ilmselt see kulu on väga väike võrreldes selle kasvuga, mida saadakse. Ja oleme ka näinud oma töös nii auditeerimisel kui ka nõustamisel seda, et vahel alahinnatakse nende raamatupidamises kajastamist, et on siis neid olukordi, kus üldse ei ole kajastatud optsiooniprogramme raamatupidamises, justkui neid poleks olemaski olnud.
ja kindlasti need võivad tekitada erinevaid probleeme ja komplikatsioone, millest ka siis täna kuuleb. Nii et need olid võib-olla 3 stereotüüpi, millega me siin tegelesime ja mille osas loodetavasti suudame neid ka midagi ümber lükata. Ja kui edasi vaatame niisuguste veidi veel üldisemate teemadega, siis neid erinevaid pikaajalisi optsiooniprogramme on väga erinevaid ja siin on tõesti nüüd sellised ingliskeelsed terminid, et on siis neid, mis on noteeritud, on noteerimata, on olemas erinevaid fantoomprogramme, kus siis näiteks on nii-öelda virtuaalne osalus, mis näiteks käitub nii nagu mõni börsiaktsia või on lausa mingisugune selline virtuaalne osalus, mille pealt arvestatakse dividendi. Kõik nad on väga erinevad, kindlasti maksustamise osas võin öelda, et ka nende maksukäsitlus on väga erinev ja kui me seda slaidi vaatame, siis paraku nii-öelda siin Eesti maksuseadus reguleerib nendest ainult väikest osa neid stock optioneid, aga õnneks Maksuamet on ka nii mõnelgi juhul seda optsioonide maksusoodsat käsitlust laiendanud ka muudele nii-öelda sarnastele toodetele, näiteks RSU-dele. Nii et kõik sõltub nagu detailidest, aga jah, et see teema on väga mahukas, väga keeruline ja seal on tõesti siis 2 äärmust ka maksude osas, et kas siis on sellised maksusoodsad lahendused või siis näiteks need fantoomprogrammid, virtuaalosalused, mis käituvad justkui nii-öelda tavaline palgatulu ja igasugune maksuefekt puudub. Ja käime läbi ka korra mõisted, mis on siis olulised optsiooniprogrammide osas. Meil on üks eraldi slaid siis selle kohta, kuhu sai kokku pandud sellised võib-olla kõige olulisemad mõisted. Et üldse siis see optsioon, kui võib-olla nii-öelda nendele rääkida, kes väga pole kokku puutunud, et siis see oma olemuselt on siis õigus osta äriühingu osalus ettemääratud hinnaga ettemääratud ajal. Nii et neid müüvad ka erinevad krediidi- ja finantsasutused, mida sa võid lihtsalt osta, näiteks endale õiguse mingit ettevõtte osalust, kaubeldavat osalust tulevikus osta. Aga täna me räägime puhtalt ikkagi sellistest töötaja optsioonidest, mis tööandja on töötajale andnud. Ja kasutan siin neid ingliskeelseid termineid, kuna me ka ise väga palju puutume just kokku selliste ingliskeelsete programmidega ja võin ka öelda, et meie maksuosakonnal on ilmselt iga nädal või vähemalt igal teisel nädalal töös jälle mõni erinev optsiooniprogramm, millega me siis tegeleme, mille osas me nõustame. Nii et seda praktikat on hästi palju. Ja need terminid on ka jooksevad pidevalt läbi. Et kõigepealt siis see grant date, ehk siis on see kuupäev, millal optsioon või see õigus töötajale üle antakse. Ma panin meelega sinna sulgudesse õigus, sest ka Eesti Maksuamet on oma erinevates selgitustes öelnud, et alati ei pea see olema selline A4 dokument, mille pealkiri on optsioonileping, vaid see võib olla lihtsalt selline töötaja õigus teatud juhul nii-öelda osalust omandada. Ja siis ongi küsimus, et mis hetkel see grant date on. Ja kui võib-olla natukene ette rutatada, siis Maksuamet ei ole seda kuupäeva vaadanud kui tingimata nii-öelda lepingu kuupäev, vaid on olnud ka olukordi, kus on selleks aksepteeritud ka näiteks seda kuupäeva, millal näiteks osanike koosolek või aktsionäride üldkoosolek on teinud selle otsuse, et anda mingitele töötajatele optsioone. Nii et siin on Eesti Maksuamet õnneks olnud veidi liberaalsem, aga see kuupäev on väga oluline ja väga märgilise tähendusega, nagu me varsti näeme. Siis sellel ajateljel üks väga teine väga oluline kuupäev on siis vesting date, et see on siis selline kuupäev, milleks peavad olema teatud tingimused täidetud, selleks, et see töötaja saaks optsiooni kasutada. Et näiteks kui me räägime mõnest laiapõhjalisest börsiettevõtte optsiooniprogrammist, siis tingimus võib olla lihtsalt ainult see, et sa oled selle aja töötanud ettevõttes, kui see vesting date saabub ja sa saadki nii-öelda automaatselt siis kasutada seda optsiooni. Aga kui me räägime juhtidest, siis sageli on ka seal erinevad KPI-d, erinevad eesmärgid, mida nad peavad täitma. Startupide puhul see võib olla seotud näiteks mingi exiti või mingisuguse nii-öelda sellise kapitali kaasamise raundiga, nii et seal on erinevaid variante, mis see vesting date siis konkreetse ettevõtte puhul võib olla. Aga see on siis see, millal tekib töötajal õigus siis neid osalusi, optsioone siis osalusteks konverteerida. Siis väga oluline on see exercise price ehk strike price, et see on siis see hind, mille pealt siis töötaja võib äriühingus osalus osta. Et siin võib ka näha väga erinevaid näiteid alates sellest, kus näiteks börsiettevõte annab lihtsalt töötajatele õiguse osta näiteks turuhind -10% või 20%, et juba soodustus on see, et sa saad soodushinnaga oma ettevõtte aktsiaid osta, aga on ka vastupidiseid variante, kus see osalus antaksegi üle nulliga või mingi sümboolse 1 euroga ja töötaja, kui ta teab, et
ta saab, mida suuremaks osalus suureneb, siis ilmselt on ka seda rohkem motiveeritud ettevõtte headesse tulemustesse pingutama. Ja exercise date on siis väga oluline kuupäev, millal siis seda optsiooni kasutatakse, ehk siis optsiooni asemel ostetakse välja siis selle ettevõtte aktsiad või mõnel juhul, nagu rääkisime, saadakse need ka tasuta. Ja nüüd, kui me jõuame maksude juurde, siis on väga oluline seda ajatelge meeles pidada, et see 3 aasta periood siis jookseb sellest grant date'ist selle exercise date'ini, nii et see vesting date maksude mõttes tähelepanu ei oma. Aga vaatame nüüd järgmist slaidi, kus meil on siis maksuosa. Ja alustaks natukene kaugemalt, et see erisoodustuse üldreegel siis ütlebki, et igasugune väärtpaberi tasuta üleandmine, müük või vahetus turuhinnast madalama hinnaga on siis erisoodustus, mida tööandja annab oma töötajale. Nii et kui tööandja tahab lihtsalt töötajale müüa soodushinnaga aktsiaid, siis paraku tuleb alati seda optsiooni loogikat vaadata, et kas see 3 aasta reegel toimib või mitte. Ja kui muidu me räägime, et Eestis on madalad maksud, siis erisoodustuse mõttes nad on kaugelt mitte madalad, et kui me võtame selle hüve netoväärtuse, mille töötaja saab, näiteks saab tasuta mingisuguse aktsia, mille väärtus näiteks on 10 000 eurot, siis maksud selle pealt on 66,3%, tulumaks ja sotsiaalmaks kokku. Ehk siis see tähendab seda, et selle 10 000 euro pealt tuleb juba 6630 eurot maksta maksudeks, mis on tegelikult väga valus ja eriti, kui see siis selgub veel mingisuguse hilinemisega, kus on siis arvestatud ka viivist. Ja tegelikult see sama valem ja see loogika kehtib ka igasuguste muude hüvede puhul, et kui tööandja annab töötajale tasuta lõuna või maksab kinni näiteks tema hambaravi või mis iganes sellise isikliku kulu, siis siin ei ole mingisugust erisust, et kas see on siis tasuta aktsia või mingi tasuta lõuna, eks. Ja tulumaksuseaduses on ka selline punkt, mis siis ütleb, et kui Eesti töötajale annab erisoodustuse kontserni kuuluv äriühing, siis maksukohustus on alati Eesti tööandjal. Seda siis sõltumata sellest, kas Eesti tööandja lõpuks peab need kulud kinni maksma või ei pea. Nii et on piisavalt ka näiteid, kus näiteks kusagil USA börsil noteeritud emaühing annab siis näiteks Eesti juhtidele või töötajatele neid osalusoptsioone ja sellisel juhul siis isegi kui see Eesti tütarühing ei saa midagi selle optsiooni andmisel kaasa rääkida, siis maksu maksmise rõõm antakse just sellele Eesti tütarühingule. Nii et see maksukohustus erisoodustuselt on alati Eesti tööandjal. Ja kui me edasi vaatame konkreetsemalt juba optsioonidega seoses, siis optsioonide puhul saab siis olla nagu 2 juhtumit, millal võib olla tegemist erisoodustusega. Kõigepealt siis esimene juhtum, kui töötaja võõrandab selle osalusoptsiooni, mis talle on antud. Ehk siis töötaja sai optsiooni ja ta müüb selle maha. Praktikas seda ilmselt juhtub üsna harva, sest tavaliselt on need optsioonid igasuguste piirangutega, ehk need ei ole võõrandatavad, neid ei saa nagu üle anda. Aga kui see võimalus peaks olema, siis töötaja peab oma tööandjat sellest teavitama ja tööandja siis peab selle pealt arvestama erisoodustuse maksud. Siis teine selline oluliselt tüüpilisem variant on siis see, kui töötaja omandab optsiooni alusvaraks oleva osaluse, ehk siis kasutab seda optsiooni, milleks see mõeldud on, et ta ostab selle osaluse välja. Ja ma usun, et kõigil on see teada tuntud, et Eestis on siis see 3 aasta reegel, et kui see osalus omandatakse mitte varem kui 3 aasta möödumisel optsiooni andmisest ja see osalus on siis tööandjaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus, siis see ei ole erisoodustus. Nii et siin on 2 olulist tingimust. Kõigepealt siis me ei saa anda mingi suvalise ettevõtte aktsiaid, näiteks advokaadibüroo või audiitorbüroo ei saa anda oma töötajatele näiteks LHV või Merko aktsiaid, vaid ta saab ikkagi anda ainult selle sama ettevõtte, selle sama tööandja või tema kontserni teise äriühingu sees seda osalust. Nii et see on siis üks oluline reegel ja teine reegel siis on see, et see 3 aastat peab olema möödunud selleks exercise'i hetkeks grant date'ist. Ehk et sellest optsiooni andmisest kuni siis selle optsiooni vahetamiseni osaluse vastu. Ja siis on meil selline huvitav reegel ka veel tulumaksuseaduses, mis siis juba mitmeid aastaid ütleb seda, et kui see optsioonileping ei ole digitaalselt allkirjastatud või notariaalselt kinnitatud, siis tööandja peab selle optsioonilepingu esitama Maksu- ja Tolliametile 5 tööpäeva jooksul selle sõlmimisest.
Ja see on selline arusaadav reegel, et ei oleks sellist tagantjärgi paberil vormistatud optsioonilepinguid, kus siis tegelikult seda 3 aasta reeglit pole jälgitud või on seda vahepeal muudetud, siis selle tõttu on selline range nõue, et kas siis digiallkiri või notari tempel või siis Maksu- ja Tolliametile esitatud. Seadus, ütleme ausalt, mingit sanktsiooni ei ütle, et mis siis juhtub, kui seda 5 tööpäeva jooksul pole esitatud. Ilmselgelt on siis see risk, et lihtsalt Maksuamet ei pruugi uskuda, et see on ka päriselt 3 aastat vana leping. Ja siis muutubki väga oluliseks, et kas ja kuidas see on raamatupidamises kajastatud, millised on sellised täiendavad toetavad tõendid, mis siis tõesti aitaks ka tööandjal tõestada, et see ei ole üleeile alla kirjutatud optsioonileping tagantjärgi kuupäevaga, vaid et see päriselt on siis ka piisav hulk aastaid tagasi töötajaga tehtud kokkulepe. Nii et kes seda 5 päeva reeglit ei järgi, peab lihtsalt arvestama, et on selline kõrgendatud risk, et Maksuamet ei pruugi uskuda seda, et see oli 3 aasta tagune asi. Ja muidugi praktikas olgu öeldud ka, et ikkagi siin kohalikud ettevõtted ilmselt siin, kui on mõni üksik optsioonileping, siis tehakse selline digitaalselt allkirjastatud optsioonileping, aga kui me räägime mingitest ikkagi suurtest optsiooniprogrammidest, kus on 100 või 1000 töötajad üle maailma saavad, siis seal ikkagi sellist klassikaliselt üks-ühele mingit digiallkirjastamist ei toimi, vaid see pigem ongi siis juhtkonna otsusena sageli mingisuguses süsteemis, kus siis töötaja saab oma aktsepteerimist kinnitada. Nii et sellised erinevad võimalused, mis ei ole üldse sellise klassikalise lepingu moodi. Nii, aga vaatame edasi, mis siis juhtub, kui muutuvad optsioonilepingu tingimused. Ja nimelt siis kõigepealt juba mõned aastad on meil siis selline hea positiivne säte, et kui on selline mitte planeeritud sündmus, nagu näiteks full exit, ehk siis toimub kogu äriühingu osaluse võõrandamine, siis sellisel juhul on proportsionaalne maksuvabastus ja samamoodi juhul, kui on midagi, mis on samamoodi planeerimatu, et töötaja siis invaliidistub või sureb, ka sellisel juhul siis lubab seadus seda maksuvabastust kohaldada proportsionaalselt. Nüüd kindlasti väga hea asi on, et mis asi see kogu osaluse võõrandamine on, et selle osas on ka mitmeid Maksuameti selliseid järelpärimisi, eelotsuseid edasi-tagasi käinud, sest kuna meie seadus on väga napi sisuga, siis ongi nii, et sageli tuleb ka mingisuguseid ebaselgeid kohti Maksuametiga valideerida ja õnneks Eesti Maksuamet on selle teema osas ikkagi üsna liberaalne ja mõistliku suhtumisega olnud. Nii et kui siis on selline kas full exit'i olukord või siis töötaja invaliidistub või sureb, siis sellel juhul on siis vaadatakse, kui palju sellest grant date'ist selle exercise date'ini on välja teenitud proportsionaalselt 3 aastaga võrreldes, näiteks kui see juhtub pärast 2 aastat, siis järelikult 2/3 on maksuvaba sellest hüvest, mida töötaja saab ja 1/3 on siis see, mida tuleb maksustada lähtuvalt siis selle soodushinna ja turuhinna vahest, nii et selle väärtuse fikseerimine on väga oluline, siis selle 1/3 pealt tuleb siis 66,3% makse maksta. Ja peab arvestama, et kui nüüd muutub optsiooni alusvara, siis sellisel juhul hakatakse arvestama seda 3-aastast perioodi sellest optsiooni algusest, siis ei muutu see arvestus, see jätkub endiselt selle esialgse 3 aasta perioodi järgi, aga kui me muudame muid tingimusi, näiteks optsioonilepingu pikkust või selle exercise'i puhul seda strike price'i või mingeid muid tingimusi, siis see periood hakkab nullist ja seda võin öelda, et on ka Maksuamet oma järelpärimistes ja eelotsustes ka kinnitanud. Ja nüüd lõpetuseks, maksuosa lõpetuseks vaatakski mõningaid veel Maksuameti kohtupraktika näited, et need tulevad punkti kaupa ette, et siis ma saan neid rääkida. Et kõigepealt siis üks optsioonivaidlus, mis on kunagi Riigikohtusse jõudnud, siis seal Riigikohus ütles, et optsioon võib olla antud ka 3. isiku kaudu, aga ikkagi tuleb seda maksustada kui tööandja poolt antud erisoodustust. Et seal siis üritati juhtkonnale müüa osalusi läbi fiktiivse mitteseotud isiku, aga paraku Maksuamet hammustas selle läbi ja Riigikohtus siis ettevõte kaotas. Ja kulu oli siis, see oli krooniaegne case, aga see oli 22 miljonit krooni oli siis koos intressidega see, mida tuli tagantjärgi maksta. Nii, vaatame järgmist näidet. Üks eelmise aasta lõppu eelotsus, mis Maksuamet andis ja mis on ka avalikustatud, siis
siis oli küsimus, et kas optsiooni võib anda ka töötaja OÜ-le ja kas samamoodi kohaldub 3-aastane maksuvabastus, siis Maksuamet paraku ütles, et ei kohaldu, et see 3 aasta maksuvabastuse reegel ikkagi kehtib ainult töötaja puhul. Ja järgmine näide on üsna sarnane, et kui töötaja annab siis optsiooni selle realiseerimise käigus või vahetult enne seda oma 100% omatud OÜ-le, et siin oleks näiteks full exit'i teema, et kas see on maksuneutraalne, siis põhimõtteliselt ka seal Maksuamet ütles, et see ei ole maksuneutraalne, et seda vaadatakse täpselt samamoodi nagu töötaja oleks ise selle realiseerinud, nii et jäetakse maksustamisel see OÜ üldse arvesse võtmata. Nii, vaatame järgmist näidet. Maksuametist on läbi käinud ka RSU-de teema ja seal õnneks on siis ühe küll konkreetse USA RSU näite põhjal Maksuamet siis öelnud, et kuigi RSU ei ole osalusoptsiooni programm, aga kui ta käitub nagu osalusoptsiooni programm, et seal on lubadus, seal on 3-aastane piirang, siis selle möödumisel seda on võimalik maksuvabalt anda. Nii, vaatame järgmist näidet. Nii, ka see asi on Maksuameti eelotsustest läbi käinud, et kui muudetakse optsiooni hinda, siis muutub see esialgne optsioonide andmise kuupäev ja see hakkab siis uuesti nullist peale kulgema. Nii et peab olema väga ettevaatlik optsioonilepingu tingimuste muutmisel, välja arvatud siis see alusvara muutus. Ja vaatame järgmist näidet. Ja see on võib-olla selline kõige laiema mõjuga Maksuameti siis selline eelotsus, kus siis öeldigi, et see osalusoptsiooni mõiste osas ei saa vaadata ainult seda dokumendi pealkirja, vaid tuleb vaadata, mis on selle majanduslik sisu, et kui see on oma olemuselt siis lubadus töötajale, et ta saab omandada siis selle oma tööandja või selle kontserni osaluse, et siis tegelikult sõltumata sellest detailsest käsitlusest ja pealkirjast seda ikkagi võib lugeda osalusoptsiooniks ja rakendada seda 3 aasta reeglit. Ja nüüd ka viimane näide, mis tuletab meile meelde, mida ka Maksuamet on mustvalgelt välja öelnud, et kui optsiooni andmisel on ette teada, et töötaja ei saagi seda osalust tööandjas, et tal pole võimalust osalust omandada, igal juhul on see cash exercise, siis sellisel juhul Maksuameti selgituste kohaselt ei ole tegemist üldse osalusoptsiooniga, vaid tavalise palgatuluga, mis siis tuleb tulu ja sotsiaalmaksuga ära maksustada, kus see 3 aasta reegel ei kehti. Nii et need olid ainult mõned näited, ma arvan, et kui me võtame nüüd kõrvale ka need Maksuameti eelotsused, mis ei ole avalikud oma kokkuvõtetena, siis kindlasti siin võiks 2-3 lehekülge veel olla selliseid erinevaid praktilisi näiteid, nii et neid teemasid on päris palju selliseid, mis on hallisalas või lahtised. Nii, aga sellega sai meil maksuosa läbi ja annangi edasi sõna heale kolleegile Riinale. Aitäh, Ranno. Tere ka minu poolt ja nagu Ranno mainis, et maksuseadused on napisõnalised selles osas, mis puudutab optsioone, siis raamatupidamisstandardid, meie kohalik Eesti finantsaruandluse standard on veel napisõnalisem, ehk seetõttu ettevõtted peaksid rakendama rahvusvahelisi standardeid ja lähme palun järgmise slaidi juurde. Et seetõttu, kuna see informatsioon on kättesaadav ainult inglisekeelsena, siis nagu Ranno enne ütles, siis meil mõned slaidid on täna ingliskeelsed ja põhimõtteliselt kõik järgnevad slaidid ongi inglise keeles, et lihtsalt see arusaamine teile endale ka on tõenäoliselt niimoodi lihtsam, et need terminid eesti keeles ei kõla kõige paremini. Aga see rahvusvaheline standard, mis siis seda teemat käsitleb ja täna me räägime sealt ainult väikest kübekest, ehk siis seda, mis puudutab töötajatele antavaid optsioone. See on IFRS 2. Ja laias laastus saab siis sellised optsioonilepingud jagada kolmeks erinevaks tüübiks. On siis omakapitaliga arveldatavad aktsiapõhised maksed ehk equity settled share-based payments, mis sisuliselt tähendavad seda, et töötaja, kui ta on nüüd talle seatud tingimused täitnud, siis ta saab kokkulepitud koguse aktsiaid teatud kokkulepitud tingimustel, et vahel antakse neid talle päris niisama, vahel ta peab ka ise midagi maksma, et sõltub, kas siis mingi exercise või strike price on lepingus kokku lepitud, aga töötaja saab selle hüve või selle tasu aktsiates ja kajastamine selliste optsioonide puhul on üsna lihtne. Optsioonile tuleb leida õiglane väärtus ja seda tehakse ainult üks kord sellel hetkel, kui see optsioonileping sõlmitakse, ehk siis grant date'il, granti andmise kuupäeval
ja hiljem siis see kulu, mis selle optsiooni väärtuse järgi ja optsioonide kogust arvestades leitakse, see jagatakse proportsionaalselt ära selle perioodi peale, mille jooksul töötaja neid tingimusi siis täitma peab. Ehk väärtust hinnatakse ainult üks kord ja kanded on siis selles mõttes lihtsad, et teebet on palgakulu, siis sisuliselt töötaja osutabki ettevõttele teenust ja saab selle eest palka ja teiselt poolt siis kajastatakse reserv otse oma kapitalis. Ehk selle esimese näite puhul, equity settled optsioonide puhul oma kapitalile tervikuna üldse mingit mõju ei ole. Sest raamatupidajate keeles teebet on palgakulu ja kreedit on reserv oma kapitalis, kuna mõlemad on oma kapitali komponendid, et siis netoefekt on tegelikult 0. Teine tüüp on nüüd oluliselt erinev, et see on cash settled, Ranno mainis just, et mis see maksustamise mõttes kaasa toob, kui on rahas arveldatavad optsioonid. Raamatupidamislikult on ka kajastamine natuke keerulisem. Selle näite puhul siis töötaja mitte ei saa aktsiaid, kui ta tingimused täidab, vaid ta saab võrdses väärtuses raha. Ja niisugust optsiooni tuleb õiglasesse väärtusesse hinnata igal bilansipäeval vesting perioodi jooksul ja see teebetkanne on endiselt palgakulu, sest töötaja ikka osutab ettevõttele teenust, aga kreedit ei ole mitte reserv oma kapitalis, vaid antud juhul tekib siis kohustus bilanssi, sellepärast et ettevõttele on reaalselt kohustus hiljem raha maksta kellelegi. Ehk igal bilansipäeval tuleb hinnata optsiooni väärtust ja oma kapitalile on ka negatiivne mõju, sest et üks kanne tehakse kasumiaruandes palgakulu näol ja teine on siis kohustus bilansis. Ja kolmas tüüp on selline hübriid ehk kus see settlement või realiseerimisvõimalus on võib-olla nii üks kui teine ehk võidakse siis seda arveldada hiljem aktsiates või siis rahas. Ja antud näite puhul kajastamine sõltub sellest, et kumb osapoolt seda otsustada saab. Et kui see on töötaja, kes saab otsustada, et kas ta tahab saada nüüd raha või ta tahab aktsiaid, siis ettevõte peaks rakendama split accounting ut ehk siis väärtus määratakse nii sellele raha või kohustuse komponendile kui ka oma kapitali komponendile ja esimest siis käsitletakse ja kajastatakse kui cash settled optsiooni ja teist kui equity settled optsiooni. Aga kui seda otsust saab teha ettevõte ise, siis kajastatakse tervet seda instrumenti kui equity settled instrumenti, välja arvatud juhul, kui ettevõttel reaalselt eksisteerib kohustus tulevikus rahas arveldada ja siin kohustuseks peetakse ka seda, kui ühest küljest on küll lepingus selline punkt, et võidakse oma kapitaliga arveldada, aga praktikas tegelikult seda teha ei saa. Et on mingid juriidilised takistused, ettevõttel ei olegi lubatud oma aktsiaid näiteks juurde emiteerida või neid müüa. Või siis, kui ettevõtte varasem praktika näitab, et ta tegelikult selliseid alternatiivse realiseerimisvõimalusega optsioone alati realiseerib rahas, et siis tuleb ka seda optsiooni kohe algusest peale kajastada kui cash settled optsiooni. Aga lähme palun edasi, et ma mainisin siin, et mitu korda, et töötajad peavad täitma teatud tingimused selleks, et seda optsiooni üldse saaks realiseerida. Ja nende tingimuste välja töötamine on tegelikult hästi oluline ja mitte üksnes nüüd raamatupidajatele, vaid kes iganes neid optsiooniprogramme teie ettevõtetes koostavad, et tegelikult tasub ka teada, mis efekt neil tingimustel on raamatupidamise arvestusele. Et kui me hakkame seda puud mööda nüüd siit minema, sealt vasakult poolt, siis non-vesting tingimused on sellised, mille puhul ei eksisteeri töötajal kohustust mingi periood veel ettevõttes töötada. Ehk siis see service condition ehk töötaja miinimum tööl olemise periood seal puudub, et see tingimus on midagi muud. Näiteks see võib olla mingi konkurentsi osutamise keeld, et kui sa ei lähe konkurendi juurde tööle mingi perioodi jooksul, siis saad selle perioodi lõpus osta aktsiaid. Et selliste optsioonide puhul leitakse optsiooni õiglane väärtus nii, et arvestatakse ka selle tingimusega. Ehk kui tõenäoline on, et see tingimus täidetakse või ei täideta, et see mõjutab omakorda optsiooni väärtust ja see kulu kajastatakse siis koheselt, sellepärast et mingid muid tingimusi ei eksisteeri. Tegelikult see ettevõte sellelt inimeselt ei saa otseselt mingit teenust ega ka kaupa selle optsiooni eest. Seetõttu ta on nagu koheselt ära vestinud, et tal ei eksisteeri vesting conditionid.
Ja nüüd, kui sealt paremalt poolt alla minna, siis on näha, et on olemas ka sellised lepinguid, kus on ainult service condition, mis on, ma arvan, Baltikumis kõige enam levinum tüüp, vähemalt kui me räägime mitte tippjuhtkonnast, vaid lihtsalt töötajatest. Ehk siis sellises optsiooniprogrammis on tingimuseks ainult see, et inimene peab mingi kindla perioodi tööl olema. Eestis üldjuhul jah, 3 aastat miinimum, sellepärast et muidu tuleb sealt makse maksta. Kui optsioonil ei ole mitte ainult service condition, vaid lisaks service conditionile on ka mingisugused muud finantseesmärgid või KPI-d, siis temast saab performance condition. Ehk siis selle aja jooksul, kui inimene ettevõttes töötab, see miinimumperiood, mille jooksul ta töötab, ta peab ka saavutama midagi, mingid finantsilisi eesmärke. Ehk performance condition on selline condition, mille kindel eeldus on, et see service element peab seal ka juures olema. Ja need tingimused, siis need lisatingimused või finants KPI-d võivad olla ka omakorda erinevad, et nad on kas market vesting conditions või siis non-market vesting conditions. Market tähendab, et see tingimus on seotud otseselt turul nähtava infoga ehk siis aktsiahinnaga ja mismoodi see aktsiahind muutub või mismoodi aktsionärid saavad sellelt investeeringult tootlust. Shareholder return on ka üks näide market vesting conditionist. Non-market vesting condition on sellisel juhul lepingus, kui töötaja peab täitma ka finantseesmärgi, aga see on pigem ettevõtte sisene, mida turg koheselt ei näe. Näiteks EBITale seatakse mingisugune kindel piir, et mis tuleb saavutada või siis peab saavutama teatud müügitulu kasvu või kasumaktsia kohta peab teatud protsendi võrra suurenema või neid tingimusi on hästi erinevaid. Aga raamatupidamislikult on neil väga suur vahe, sellepärast et seal üleval vasakul nurgas olev non-vesting condition ja siis see market vesting condition seal all paremal, neid tingimusi võetakse arvesse, kui optsiooni väärtust leitakse. Ja kõik pärast ei pea jälgima, et kas see tingimus siis tegelikult ka täidetud sai või ei saanud. Ta istub juba, see tõenäosus istub juba seal optsiooni väärtuses sees ja see on kõik. Aga service conditioni ja non-market vesting conditioni puhul on olukord teine, et kui need tingimused nüüd ei saa täidetud, neid ei võeta arvesse optsiooni väärtuse hindamisel, aga kui need tingimused hiljem ei saa täidetud, siis kogu see optsioonileping sisuliselt raamatupidamislikult tühistatakse. Enam mingeid kandeid ei tehta ja juba tehtud kanded tuleb ka tagasi pöörata, nagu ei olekski seda kunagi antud seda lepingut. Ehk selles mõttes on siis kas kajastatakse kulu või mitte ja millal kajastatakse, et see on otseselt sõltuv sellest, millised on need tingimused seal optsioonilepingus. Ja järgmisel slaidil on toodud nüüd üks selline tabel, mis võite pärast kasutada kui väikest checklisti, et siin on nüüd ühe näite varal siis seda sama juttu illustreeritud, et millisel juhul see kulu ja need kanded raamatupidamises tekivad ja millisel neid ei teki või need tuleb teatud hetkel tühistada. Et näide on siis selline, kus on antud optsioon ja optsioonilepingus on 3 erinevat tingimust, service market ja non-market condition. Ehk siis töötaja peab olema tööl vähemalt 3 aastat. Selle 3 aasta jooksul peab siis total shareholder return või TSR kujunema selliseks, et ta on vähemalt top 10 konkurentidega võrreldes ja lisaks peab kasumaktsia kohta suurenema nende 3 aasta jooksul mitte lihtsalt inflatsiooni võrra, vaid veel täiendavad 10%. Ja nüüd erinevad siis tulemused on siin näha, et loomulikult see esimene variant on lihtne, et kui kõik tingimused on täidetud, siis loomulikult tuleb kajastada. Kajastatakse kulu ja teistpidi siis kajastatakse oma kapitalis reserv või siis kohustus, kui see on cash settled. Teine näide, kui market condition ehk siis see TSR eesmärk ei ole täidetud, siis nagu ma enne ütlesin, seda tingimust arvestatakse optsiooni väärtuse leidmisel, aga hiljem ei pea vaatama, kas see sai täidetud või ei saanud. Ehk see võib olla ka nii-öelda failed, aga kanded on ikka täpselt samasugused nagu esimeses näites, et neid tehakse kuni lõpuni sarnaselt. Aga nüüd need stsenaariumid 3-8, seal on näha, et kumb kas siis service condition või non-market condition ei olnud täidetud ja kui neist kumb ei saa täidetud, siis tuleb tühistada see raamatupidamislikult see programm, nagu poleks kunagi midagi kajastatudki. Nii, ja lähme edasi, vaatame nüüd neid põhimõtteid näidete varal, sest ma arvan, see standard on piisavalt keeruline, et kes ja pooled, ma nägin sealt Mentimeetrist, ei ole tegelikult veel optsioonidega kokku puutunud või natuke rohkem kui pooled.
nii on võib-olla lihtsam aru saada. Kõige rohkem on Baltikumis equity settled share-based payment'e, ilmselt ka maksupõhjustel siis. Ja siis, kui neid antakse töötajatele, mitte tippjuhtkonnale, siis tihti see ainuke tingimus ongi töötamise tingimus, ehk siis service condition on seal lepingus. Ja siin on nüüd selline näide, kus 500 töötajale on antud igaühele 100 optsioon 100 aktsia ostmiseks. Ja tingimus on siis see, et nad peavad 3 aastat olema veel ettevõttes tööl. Kui see 3 aastat saab täis, siis nad järgmise 7 aasta jooksul võivad seda realiseerima tulla. Ehk kogu selle instrumendi eluiga on siis 10 aastat. Ja grant date'il tuleb siis antud juhul leida optsiooni õiglane väärtus, arvestamata seda, kas see service condition saab täidetud või mitte. Ja selleks on siis 15 eurot optsiooni kohta või aktsia kohta. Ja lisaks nüüd ettevõte siis peab andma hinnangu, et kui tõenäoline on, et need 500 töötajad 3. aasta lõpus veel kõik alles ka on. Ja ta on siin järeldanud, et 20% neist ilmselt on lahkunud. Ehk 80% siis tulevad seda optsiooni varem või hiljem realiseerima. Ehk sellise programmi kogu kulu on 600 000 eurot, lihtne matemaatiline korrutis, ja see 600 000 tuleb siis üle selle vesting perioodi ehk 3 aasta raamatupidamises kajastada. Et igal aastal tekib 200 000 palgakulu kasumiaruandesse ja siis see teine 200 000 credit pool on siis share-based payment reserv oma kapitalis. Ja nii see reserv 3. aasta lõpuks siis suurenebki 600 000, nii et kogu kulu saab kajastatud. Aga optsiooni väärtust hindama uuesti ei pea ühelgi bilansipäeval, ainult grant date'il. No praktikas muidugi päris nii hästi ei lähe, et see 20% eeldus peab kuni lõpuni paika ja täpselt nii palju töötajaid lahkubki. Et kui lähme nüüd näite 2 juurde, et siis see on võib-olla veidi realistlikum, et siin algandmed on täpselt samad, sama näide, ainuke erinevus eelmisega seisneb selles, et siin on eeldatud, et 15% töötajatest 3. aasta lõpus on ära läinud. Ja esimesel aastal tegelikult lahkub 20 töötajat, aga ettevõte ikka arvab, et 15% on 3. aasta lõpuks läinud. Et siis ta esimesel aastal kajastab kulu nende eelduste pealt, 50 000 optsiooni, nendest 85% realiseeruvad, 15 eurot on siis väärtus ja 1/3 sellest kulust kajastatakse ära. Nüüd teisel aastal on näha, et veel 22 töötajat läks ära, kokku siis 42, mida on natuke vähem, kui nad alguses arvasid. Ehk juhtkond nüüd muudab oma hinnangut ja arvab, et 12% neist lahkub 3. aasta lõpuks. Ehk teise aasta lõpus ta arvutab selle kogu kulu uuesti üle, ei muuda aktsia õiglast väärtust, see on endiselt 15 eurot, aga nüüd eeldab, et 88% kõikidest nendest aktsiatest kuuluvad realiseerimisele ja kogu kulu on 2/3 siis sellest uuest kogu kulust, mis peaks juba teise aasta lõpuks kajastatud olema, on 440 000. Ja vahe siis sellega, mis tal juba eelnevalt oli reservis kajastatud, kajastatakse nüüd läbi kasumiaruande jälle palgakuluna. Ja 3. aastal lahkub veel 15 töötajat, nii et 57 töötajat läheb kokku ära, ehk 5700 optsiooni siis need ei realiseeru. 44 300 korda 15 on see kogu kulu. Sellest jälle võetakse see juba kajastatud 440 000 maha ja 3. aasta kasumiaruandes kajastatakse siis 224 500. Ehk siis optsiooni väärtust ei pea hindama, küll aga juhtkond peab igal bilansipäeval hindama seda, et kas eelmine eeldus selles osas, et kui paljud töötajad reaalselt need tingimused täidab, või selle ainsa tingimuse, et nad peavad 3. aasta lõpus veel ettevõttes tööl olema, palju neist selle tingimuse täidab, seda hinnangut peab kogu aeg nagu üle vaatama ja siis vastavaid korrigeerimisi tegema. Siis 3. näide, mida ka tegelikult nüüd just siin Eestis viimasel ajal on kuidagi sattunud ette, et sõlmitakse optsioonilepinguid niisugustel tingimustel, mida nimetatakse graded vestinguks. Ehk et ma siin tegin 2 alternatiivi, üks ja sama stsenaarium sisuliselt, aga nüüd 2 erinevat alternatiivi selles osas, et millal töötajale need reaalselt siis kättesaadavaks muutuvad. Et antakse 600 optsioon 600 aktsiale. Esimesel juhul töötaja peab olema tööl vähemalt 3 aastat ja siis ta saab korraga kõik need 600 aktsiat osta. Teisel juhul ta saab 100 aktsiat peale seda, kui ta on 1 aasta tööl olnud ja mingeid tingimusi selles osas enam ei eksisteeri. Kui ta on veel teisegi aasta tööl, siis ta saab veel täiendavalt 200 aktsiat ja kui veel 3. aastagi, siis veel täiendavalt 300. Et kokku saab ikka 600 aktsiat, aga ta saab neid nagu jupi kaupa.
et siis raamatupidamislikult seda alternatiiv B-d peab käsitlema nii, nagu oleks tegemist 3 täiesti erineva optsioonilepinguga. Et kõigepealt anti üks 1-aastane ja ma ei tea, kuidas siis see maksuarvestuses siis on ka 1-aastane või saab siin kuidagi painutada seda. Aga raamatupidamislikult on esimene on 1-aastane, mille väärtus leitakse, et see on 3 eurot aktsia kohta. See kajastatakse siis kõik koheselt esimesel aastal. Teine on 2-aastane, millest esimesel aastal tuleb kajastada üks kahendik ja kolmas on 3-aastane, millest siis esimesel aastal kajastatakse 1/3. Ja nii edasi siis teisel ja 3. aastal ka. Et teisel aastal siis kumulatiivselt on juba kajastatud nii esimese kui teise aasta optsioon ja 2/3 siis sellest 3. optsioonist. Aga kui need 2 alternatiivi võrrelda, siis lõpuks saab töötaja nagu täpselt sama hüve, aga kuna ta saab seda ajaliselt erinevatel hetkedel, siis kulu on päris erinev, siin 500 eurot versus 830 esimesel aastal ja kogu kulu on ka erinev, sest et alternatiiv B puhul peab sisuliselt väärtust ka leidma 3 erineva instrumendi jaoks. Siis 4. näide on jälle equity settled share-based payment, sest neid on kõige rohkem siin mail. Ja siin on nüüd lisatud ka market condition ehk selline optsioon, mida üldjuhul antakse tippjuhtkonnale. Et ainus tingimus ei ole mitte see, et olla 3 aastat tööl, vaid lisaks on seatud siis tingimus, et aktsia hind peab selle 3 aasta jooksul tõusma 50-65-le. Ja sellist optsiooni hinnastades ma enne mainisin, et market condition tuleb võtta arvesse, kui optsiooni väärtust leitakse ja ehk siis ta tõenäosustega kaalub läbi selle, et kui reaalne on, et see tingimus täidetakse või siis ei täideta. Et aktsia hind täna, siin on näha, on 50 eurot, aga optsiooni väärtus on 24 eurot leitud, sellepärast, et arvestatakse ka selle võimalusega, et kas see market condition saavutatakse või ei. Ja kanded siis eeldusel, et see direktor jätkuvalt töötabki ettevõttes 3 aastat, siis arvutatakse see kulu siis 24 eurot aktsia optsiooni kohta ja 1/3 sellest kajastatakse esimesel aastal, teine 1/3 teisel ja 3/3 kolmandal, et üsna sarnaselt sellele, mis oli esimene näide, kus on ainult service condition. Lihtsalt, et siin võetakse väärtuse arvutuses arvesse seda market conditionit ja hiljem, kui see tingimus nüüd täidetud ei saa, siis ei juhtu mitte midagi, et raamatupidamiskanded on ikka sellised. Küll aga, kui see töötaja läheb ära enne 3. aasta lõppu, ehk siis ta ei vasta service conditionile, siis see optsiooni leping raamatupidamislikult tühistub ja kõik need summad, kõik need, mis iganes kanded on varasemalt tehtud, need tühistatakse. Ja viimane näide 5 on siis rahas arveldatavate optsioonide kohta. Siin on seesama taustinfo, lihtsalt 3. aasta lõpul töötaja ei saa mitte siis aktsiaid, vaid ta saab raha vastavalt sellele, milline on sellel hetkel aktsiate õiglane väärtus. Ja rahas arveldatavate aktsiate puhul siis igal bilansipäeval tuleb leida sellise optsiooni õiglane väärtus ja kanne siis teeb, et palgakulu kreedit kohustus. Et siin näites 500 töötajat jälle esimesel aastal on lahkunud 35 inimest ja eeldatakse, et 60 lahkub veel teisel ja 3. aastal. Siis 405 töötajat on 3. aasta lõpus veel ettevõttes. See korrutatakse läbi siis aktsiate arvuga ja aktsiate õiglase väärtusega sellel hetkel, mis on 14,4. See on siis kogu kulu, eeldatav kogu kulu. 1/3 sellest kajastatakse esimesel aastal. Ja teisel aastal samamoodi jälle tehakse hinnang, et palju töötajatest on reaalselt lahkunud ja palju veel lahkub, mis on siis aktsiate õiglane väärtus. Leitakse see uus kulu, millest siis 2/3 peab olema juba kajastatud kohustusena ja see kohustuse korrigeerimine jällegi siis kajastatakse läbi kasumiaruande kui palgakulu. Ja 3. aastal on selge, et 403 inimest jäi alles, aktsiahind siis on 18,2. Ehk see kogu kulu on 733 460. See ongi see kohustus, mis nüüd siis rahast tuleb ära arveldada, et inimesed tahavad saada raha, kes selle tingimuse täitsid. Ja edasi sen näidetest praegu kõik nüüd ühe slaidi ma tegin siin veel mitte, et kõiki neid 6 näidet nüüd läbi käia, meil ei ole kahjuks täna väga aega ja kahjuks ei jõua rääkida ka modificationitest ja cancellationitest, et võib-olla teeme mõni teine kord veel follow-up'i, vaatame, mis tagasiside ja soovid ka teie poolt tulevad.
Aga selle tabelikese ma panin siia sellepärast, et nagu Rannogi enne mainis, siis optsioone ei saa anda mingi suvalise ettevõtte aktsiate üle, küll aga need optsiooniprogrammid eksisteerivad ühes ja samas kontsernis. Et päris tihti on see esimene stsenaarium meil laual, kus siis emaettevõte on see, kes selle programmi algatas, emaettevõte annab iseenda aktsiaid, aga ta annab neid hoopis tütarettevõtte töötajatele, mitte enda omadele. Ja siis kiputakse arvama, et kuna tütarettevõte ei ole kellegagi mingit lepingut sõlminud, et siis tema ei pea mitte midagi kajastama. Aga päris niimoodi see ei ole, et need viimases 3 veerus ma seal üritasin välja tuua siis, et kui seal lause seal üleval ära nagu täita need lüngakesed, et see esimese stsenaariumi puhul selline optsioon oleks siis kajastatud kui equity settled transaction in consolidated financial statements ja sama loogika kehtib ka järgmistel veergudel. Ehk grupi jaoks on equity settled, sest grupp peab andma ära oma kapitaliinstrumente, emaettevõte, ja grupp kui üks raporteerimisüksus saab ka teenust nendelt töötajatelt. Ja emaettevõtte eraldiseisva aruande jaoks samamoodi, kuna tema on see, kes lepingu sõlmis ja tema instrumente antakse, siis see on equity settled share-based payment ja tütarettevõte on see, kes saab teenust, kes ise küll ei pea töötajatele seda palgakulu kinni maksma, ema teeb seda tema eest, aga sisuliselt tema annab talle nagu kapitali contributioni selleks, et ta saaks oma töötajate palgakulu kinni maksta. Nii et seegi teile pärast väikseks checklistiks, aga et kui on grupi olukorrad, siis võib olla, et ikka väga mitu lüli tegelikult peab seda ühte ja sama optsiooni kajastama, nii et tasub oma finantstiimiga läbi arutada. Aga see on raamatupidamise poole pealt kõik. Ma arvan, et raamatupidajatel kõige problemaatilisem on ikkagi see, et kust saada sisend selle õiglase väärtuse kohta, et sellest Imre nüüd hästi kiiresti linnulennul üritab ülevaate teha. Aga enne kui me sinna jõuame, et siis jälle üks menti küsimus teile, et mis on siis teie jaoks kõige keerulisem töötajate optsiooniprogrammide teostamise puhul, et on see valuation, on see raamatupidamine, on see maksuarvestus, midagi neljandat. Saatke meile natuke sisendit ja siis Imre, palun sõna sulle. Ja, tänud Riina. Ja, et kell käib armutu kiirusega, et ilmselt kõiki ammendavalt optsioonide hindamisest järgneva 10 minuti jooksul ära katta ei jõua ja see ei olnud ka eesmärgiks, et eesmärgiks oli lihtsalt osunada endale põhilistele sõlmküsimustele, mida me oma klienditöös näeme ja mille peale võiks optsioonide hindamise juures mõelda. Et liiguge mingi kiiresti kohe järgmise slaidi juurde. Et nüüd siduda seda raamatupidamis osaga, siis otseselt IFRS 2 või see standard, mis reguleerib neid töötajatele antavaid optsioone, ei kirjuta ette kindlat mudelit, mida peab kasutama optsioonide hindamiseks. Et otseselt ta küll ei luba seda mudelit igal ühel ise looma minna, aga ta vähemalt piiritleb seda ära mingit teatud parameetriga ja ütleb, et see peaks olema siis parimate praktikate ja teadlike turuosaliste poolt kasutatav mudel. Et lähmegi kohe järgmise slaidi juurde. Ta kirjutab ette, et seal peaks 6 kindlat parameetrit olema kaetud. Üks on siis selle aktsia, mille peale see optsioon kirjutatakse hind, siis ka aktsia see strike või exercise price, et see on see hind, millega siis on võimalik optsiooni valdajal hiljem osta osalust. Kolmandana volatiilsus näitaja peaks olema selles mudelis kaetud. Neljandana dividendid sellel aktsial, mille osalust optsioon võimaldab osta. Viiendana intressimäär, see on selline üldisem finantsmudeli eeldus. Ja kuuendana lihtsalt see optsiooni pikkus. Et liigumegi kohe edasi. Ja mida need mudeleid, mis neid tingimusi täidavad, on tegelikult palju, aga ütleme, valdavalt ikkagi on 3 mudelit, mida kasutatakse kõige rohkem. Nendest kõige rohkem kindlasti kasutatakse esimest, mis on see Black-Scholes-Merton mudel, mis on kõigile võib-olla ka teada. Et see on kõige sellisem, võib-olla oleks natuke liiga teha öeldes lihtsam mudel, aga ta on kindlasti kõige lihtsustatum, et ta teeb sellised eeldused intressimäärade osas,
dividendimäärade osas, nii-öelda normaaljaotuse osas, et ta nagu mõnes mõttes lihtsustab selle olukorra ära. Selle võrra jälle on ta ka ilmselt kõige populaarsem, et tema kasutamine ei eelda väga suurt nii-öelda mudeldamistööd ja neid nii-öelda mudelkalkulaatoreid, mis aitaks neid nii-öelda välja arvutada, on ka nii-öelda lihtsasti saadaval ja seda kõike ka võimalik Exceli põhiselt teha. Teine natukene täiendatud mudel, mida ka laialdaselt kasutatakse, on siis need nii-öelda binomiaalmudelid, kus siis luuakse siis selline natukene rafineeritum võimaluste jada või võimaluste puu tulevikku, kus siis nii-öelda, mis annab siis nii-öelda teatud täpsemaid eeldusi teha, kas siis intressimäärad, dividendi muutuste kohta. See muutub oluliseks siis, kui need optsiooniprogrammid on väga pikad, et siin suurtel korporatsioonidel võivad need väldata 10, isegi rohkem aastat, ja siis ilmselt oleks natukene lihtsustatud eeldada, et ükski nendest nii-öelda sisend parameetritest ei muutu. Ja juba ütleme sealt veel edasi on siis järgmine samm on nii-öelda lausa simulatsioonimudelid, kus siis nii-öelda simuleeritakse erinevaid võimalikku arenguid tuleviku osas, kus need muutuvad relevantseks ongi siis võib-olla sellistel puhkudel, kui on teatud market conditionid, mida Riina mainis nii-öelda optsioonidesse sisse nagu kirjutatud, et siis mingid turuarenguid ja nende koosmõju juba arvesse võtta, siis seal nende muutujate omavahelise kombinatoorika läheb sedavõrd keeruliseks, et seal tavaliselt see nii-öelda lihtsustatud lähenemine ei toimi. Et liigumegi edasi. Aga et nüüd anda niisugune tunnetus, et kuidas üldiselt need mudelid nagu kõik toimivad, nad toimivad teatud niisuguse nagu põhiloogika alusel. Black Scholes on see kõige tavalisem, et kuidas muutub see nii-öelda mudeli tulem, kui muuta mingit parameetrit, et kiiruga käime need siin läbi, et pikendades nii-öelda optsiooni siis nii-öelda kehtivusaega, siis see tõstab nii-öelda väljastamise hetkel optsiooni hinda lihtsalt selle tõttu, et võimalus nii-öelda kõrgemal hinnal exercise'ida on nagu tehtud pikemaks. Et sama on tegelikult tõstes nii-öelda volatiilsus, kui volatiilsus on kõrgem, siis eeldatult siis on ka kõrgem nii-öelda optsiooni õiglane hind selle väljakirjutamise hetkel ja põhjendus on lihtne, et kuna optsioon on sisuliselt õigus, aga mitte kohustus midagi teha, siis ta nii-öelda negatiivset väärtust võtta ei saa ja lihtsalt kui volatiilsus positiivses suunas on kõrgem, siis inimestel tekib nii-öelda võimalus nii-öelda realiseerida see optsioon nii-öelda endale soodsamal hetkel. Exercise price'i või siis selle strike price'i kõrgemaks muutmine tavaliselt optsiooni väärtust vähendab, lihtsalt see lävend, millal selle optsiooni nii-öelda realiseerimine on kasulik, on kõrgemale tõstetud. Sama loogika on, või lineaarne loogika kehtib ka siis ütleme aktsia enda väärtuse puhul, et mida kõrgem on aktsia väärtus nii-öelda tulevikus, tõenäoliselt seda kõrgem on ka täna optsiooni hind. Dividendimääradel on nii-öelda negatiivne korrelatsioon optsiooni hinda, lihtsalt kui me eeldame, et aktsia, millel on optsioon välja kirjutatud, maksab vahepeal dividendi, siis neid dividendi optsiooni omanik ei saa, et neid saab ainult siis, kui sa oled nii-öelda optsiooni realiseerinud ja ostnud aktsia. Ja intressimäära eeldus on samamoodi nii-öelda positiivne korrelatsioon selles mõttes, et seda kõige lihtsam oleks võib-olla lahti mõõtsesta selliselt, et kui sa hoiad optsiooni, siis kõrgemas intressikeskkonnas su alternatiivtulu on kõrgem. See ei ole võib-olla kõige intuitiivsem, aga selliselt see mudelis käitub. Lähmegi nüüd järgmise näite juurde. Siin võib-olla jah, et siin on see sama tuntud Black Scholes-Merton mudel, mida kõige rohkem kasutatakse. Siin on kõik need nii-öelda 6 sisendi tingimust täidetud, mida standard nõuab.
Kuigi see võib-olla matemaatiline valem on keeruline, siis oma olemuselt on ta suhteliselt nii-öelda lihtsasti käituv mudel ja selle kohta on ka olemas erinevaid Excel lahendusi, muid kalkulaatoreid saadaval. Ka meie saame aidata nende ülevaatamisel, et kindlasti see on kõige valdavamalt kasutuses olev nii-öelda optsioonide hindamise mudel. Tal on omad piirangud, siin kõige sellisem tavalisem piirang, et ta tegelikult sobib ikkagi pigem selliste Euroopa tüüpi optsioonide hindamiseks, mis on siis, mida eeldatavalt realiseeritakse siis nii-öelda sellel nii-öelda exercise'is või nii-öelda nagu lõppkuupäeval. Ameerika optsioon võimaldab realiseerimist ka varem, et siin tekib teatud hinnavahe, et Ameerika optsiooni hind võiks nagu olla kõrgem sellist tunnetuslikult, aga need vahed üldiselt niisuguste lühemalt vältavate optsiooniprogrammide puhul ei ole nii suured, et siin põhjust nagu nüüd selles kasutamises täiesti loobuda nagu väga ei ole. Et jah, kindlasti kõige valdavamalt kasutatav nii-öelda hindamismudel, kuigi tal on omad miinused. Lähme edasi korraks. Ja siin lihtsalt põgus sissevaade, et kuidas siis kasutatakse seda nii-öelda binomiaalmudelit, et siis luuaksegi sellised niisugune binomiaalpuu või võrk, et kus siis leitakse võimalikud arengustsenaariumid tulevikuks, jaotatakse kõigepealt see tulevik diskreetseteks suurusteks, siin on see poole aasta kaupa tehtud ja siis leitakse, et kollases kassis on kuidas käitub aktsiahind ja siis valges kassis, et mis on see optsioonihind ja siis nii-öelda nende võimaluste kaalutud võimaluste diskonteeritud väärtus annabki selle optsiooni nii-öelda õiglase väärtuse selle nii-öelda grant või siis väljakirjutamise hetkel, et see on siin väga lihtsustatud, lihtsalt, et anda mingi tunnetus, kuidas see käitub. Mida ta võimaldab võrreldes selle Black-Schoolesiga ongi see, et ta võimaldab see hästi palju eeldusi veel lisaks panna, et mingisuguseid selliseid muutusi intressimääradesse, muutusi dividendidesse, muutusi teatud tingimusi, kuidas töötajad nagu kvalifitseeruvad, kuidas mitte, et ta on nagu oluliselt nii-öelda sellisem nagu paindlikum mudel. Nõuab kindlasti väga palju rohkem nii-öelda sisendit mudeldamisse ajaliselt ja ütleme ka neid liiga palju ütleme siin kohalikus kontekstis me kohanud ei ole. Läheks korra edasi. Jah, et võib-olla siis veel nii-öelda põhilised niisugused nagu kitsaskohad ka, mida me näeme nii-öelda optsioonide hinnastamisel. Põhiline ongi, et kuidas leida need nii-öelda sisendid sinna mudelisse, et kui see mudel on ka see Black-Scholes mudel, siis sinna on vaja omad sisendid leida, et see kõik on lihtne, või mitte lihtne, aga ütleme oluliselt lihtsam, kui tegemist on avalikult kaubeldavate aktsiatega. Nende suhtes on võimalik leida erinevad volatiilsed näitajaid, on lihtne võtta aktsia hind nagu väljakirjutamine, nii-öelda optsiooni väljakirjutamisel. Kõiki neid asju on palju raskem, ma arvan, võimegi järgmise slaidi peale hüpata, kõiki neid asju on palju raskem teha, kui meil ei ole tegemist avalikult kaubeldava ettevõttega ja ütleme valdavas enamuses Eesti kontekstis see nii on, et siis me jõuamegi kohe alguses nii-öelda esimese kitsaskohani, et kuidas määrata üldse ettevõtte ja ettevõtte aktsia nii-öelda õiglane hind optsiooni kirjutamisel, mis siis, mida ei ole ka võimalik, nagu kui ta liiga madal seada, siis on need optsioonid kohe võib-olla liiga palju väärt, kui see liiga kõrge seada, siis need optsioonid jõuagi üldse kunagi rahasse. Et seal on kohe vaja nii-öelda tuleb kohe tegeleda nii-öelda ettevõtte enda hindamisega, ütleme siin startup-induse puhul on need investment roundid, kus saadakse mingi indikatsioon, viimased investment roundid, kus on hind, nagu mingi turuhind tekkinud. Ütleme natuke juba stabiilsemate ettevõtete puhul saab seal kasutada rahavoo DCF mudelid või mingid võrdlevaid andmeid.
ja samasugustele võrdlustele peab ka siis tuginema näiteks volatiilsus näitajate tuletamisel, millel on väga nagu oluline mõju tegelikult selle optsiooni õiglasele väärtusele tänases päevas. Et need on üks teemad, mis nagu tulenevad sellest mudeli kasutamisest, et nendest ei saa üle ega ümber. Ma arvan, et sellega vist saimegi kiiresti ette võristatud need põhiteemad. Aitäh! Ja Mentimeetri küsimus ka, vabandust, 46744682. Et kes on mingi osa optsiooniprogrammidest, mille kas on mingi osa optsiooniprogrammidest, mille planeerimisel oleks vaja siis veel põhjalikumalt süveneda ja meiepoolset koolitust. Niimoodi, aga küsimustega on nii, et ilmselt on kõige parem, kui te võtate meiega ise ühendust, annate märku, et kui on teemasid, mis vajaks nagu sellist juba täpsemalt vastamist või selgitamist ja kindlasti nende optsiooniprogrammide rakendamisel tuleb alati mõelda ka tõesti, et ta motiveeriks, et ma mäletan, et kunagi mul üks hea sõber läks ravimifirmasse tööle, sõitis uue ilusa punase Bemmiga ja ütles, et tal on optsioonid ja siis paari aasta pärast, et ma tulin ära, sest börsil aktsia kukkus ja need optsioonid muutusid väärtusetuks. Nii et kindlasti need optsioonid võivad motiveerida, nad võivad demotiveerida. Nii et selles mõttes tuleb see ka targalt sisulise poole pealt läbi mõelda. Ja kuna korra siin käis ka Baltikum läbi, siis ma nii palju veel lisan, et samasugune 3 aasta periood kehtib ka Leedus, aga nüüd Läti ilmselt ka sellises Baltikumi konkurentsis tegi siis selle muudatuse, et Lätis on see 1 aasta periood alates jaanuarist. Aga muidugi see kehtib siis juhul, kui see on Läti töötajatel, et kui ikkagi Eesti töötajatele annab Läti ettevõte, siis me peame ikkagi vaatama Eesti erisoodustuse reegleid, nii et siin paraku nagu piiriüleselt see Läti 1 aasta peale minek palju ei muuda, küll aga Läti ettevõtetele endile. Nii, ja siis meil on ka veel üks lõpetuse küsimus ja siis on meil ka veel vist Mentimeetri kokkuvõte, et vaatame järgmist slaidi. Nii, see esimene küsimus, et kelle vastutusalas need on, omaniku vastutusalas ja selles mõttes ma arvan, et täitsa loogiline ka, et ega kui omanik ei otsusta osast oma osalusest loobuda, ega siis tegevjuht või finantsjuht või personalijuht võivad mõelda mida iganes, aga lõpuks see on omaniku otsus, kuidas ta oma ettevõtet ehitab ja millistele motivatsiooni nupukestele ta vajutab. Ja lõpus, siin tulid veel vastused ka, kõige keerulisemad küsimused optsiooniprogrammide rakendamisel. Nii, ja tundub, et need samad teemad ka on huvi veel süviti minna, aga lõpetuseks on meil ka olemas täitsa need kontaktid, nii et te võite ka meile otse kirjutada, kes me siin täna sõna võtsime, põgusalt nendel teemadel rääkisime, et tõsi see on, et see on lihtsalt selline jäämäe veepealne tipp, et see teema on hästi lai, hästi mahukas ja kindlasti ka väga ettevõtte spetsiifiline, et kes teatud üldosas on sellised üldised põhimõtted, aga nii kui me lähme detailidesse, siis hakkab see ettevõtte spetsiifiline pool oluliselt rolli mängima. Aga jah, all on e-maili aadressid või paljud teist on ka tegelikult niisama tuttavad ja teada, et võib-olla telefoninumbrid olemas, helistage, kirjutage ja üritame teil abiks olla ja võimalus veel kord minna sinna menti.com ja anda ka tagasiside sellele webinarile, et kuidas teile meeldis. Nii et täname ka selle eest ette. Ja siinkohal ongi aeg tõmmata joon alla ja tõesti täname tähelepanu eest ja loodame, et igaüks sai midagi kasulikku. Kõike head, ilusat õhtut! Tänud kõige. Aitäh!